Järgmisel nädalal seisid nad jälle truult oma postil. Saatus oli neile armastuse kinkinud. Neil oli tunne, et nad ei suuda elada ilma nende õhtuste tundideta, ilma teineteist nägemata. Mihkel Jürimäele tuli see puhang pisut kirbena. Aeg-ajalt tungisid pinnale vanad valud ja pettumused, kahtlused eneses ja kõikides naistes, õnne võimalikkuses. Ta oli pisut üle 40 vana ja mõtles, et temal ei saa enam armastust olla. Ja vahel täitis teda seletamatu kiivus kõikide võimalike meeste vastu, keda naine vastasaknalt tunneb, kellega kõneleb, kättpidi teretab. Siis rabeles ja märatses ta sisemas. Mõtles sügava põlgusega oma vastsele armastatule, nimetas teda inetute sõnadega, tuli isegi aknale, et näidata oma viha. Aga kui naine ta vastas seisis õnnelikuna ja kurvana, ega näinud enam ainsatki peale tema, siis Mihkel Jürimäe leebus lõplikult ja tema tunne paiskus teise äärmusse. Kõik maailm, mõtted ja eesmärgid mahtusid selle ainsa silmapideme viirgu. Intensiivne tundeelu väsitas teda, aga vahel ta mõtles, et just selle läbi on ta elav inimene ja mitte ilmarise tehase robot. Maire Looga tunne oli puhas, segamatu. See, temast ilmselt vanem mees, ei olnud öelnud talle ainsatki vastikut sõna, nagu mehed, kes teda vahetevahel tahtsid igavusest või küttimislõbust. Ta polnud mitte millegagi häirinud Maire Looga kujutlusi temast. Mees seisis aknal ainult temale. Algusest peale polnud ta teisi näinud. Tema minevikus pidi olema mingi krahh, traagiline sündmus. Seda tundis Maire Loog selgesti ja ta joonistas enesele seda elavalt erinevates variatsioonides ette. Krahh oli mehe murdnud, aga ka uuendanud ja tema elujõud ajas värskeid võrseid. Tema elutaim oli täidetud armastuse mahladest Maire Looga vastu. Ideaalsemat meest ei osanud ta enesele kujutada ja Maire Loog andus oma tunnetele täie joovastusega. Nagu talle näis, armastas ta esimest korda elus tõeliselt. Ükski tegelikkus ei tumestanud tunnet. Ta avas sellele aknamehele kõik eneses. Tal ei olnud kahju näidata salajasimat hingesoppi. Nüüd oli Maire Loogal mees. Ainus mees tema eluks. Valik oli tehtud. Muud ei saanud olla ega tulla. Ja Maire Loog ei arutlenud, kõhelnud, kaalunud, ei nõudnud ühtegi formaalsust ega reaali. Selles mehes oli tema edasine elu, ta järelpõlv, hool ja emaduse realisatsioon. Ja Maire Loogal oli enesest hea meel, et ta nõnda tundis, et ta oli loomulik kauni hingega eestlanna, kellele mees ei ole vahend, kes ise on vaba ja väärikas, kes andub oma enese tahtel, mitte magusast hirmust jõu ees, mitte arvestavaks elukorralduseks, auahnuse odavaks rahulduseks. Andub midagi küsimata, midagi nõudmata, puhtalt, üksnes oma enesetunnet järgides. Õhtune vaatamine oli nende kahe elu ja armastus. Selles oli nii palju nüansse, mis kõrvalseisjale täiesti tabamatuks jäänuksid. Selles olid omad pisikesed tujud, armuhood, rahuldus, teinekord ka väikesed nägelemised, andestamine ja kõikevõitev leppimine. Kui Maire Loog oli teises vahetuses, leidsid nad siiski mahti pisut aega seista hilisõhtul, siis olid nad teineteisel ainult siluetid. See tegi elu mitmekesiseks ega lubanud teineteise tajumisest väsida. Ühel päeval tundis Maire Loog, et ta süda on kuidagi eriliselt paha ja aimus täitis teda õnnega. Pahad päevad jäid ära. Maire Loog ootas paar nädalat ja läks siis Pärnu maantee naiste nõuandlasse. Talle öeldi, et ta saab emaks ning täideti raseda kaart. Ta käis nüüd päevad läbi uhkena ringi ning ühte lugu säratas ta nägu tahtmatu naeratus. Kaua ei suutnud ta saladust endale hoida. Ühel õhtul, kui nad vastamisi seisid,
näitas Maire Look oma kõhu peale. Ta naeratas mehele. Südames pakitses ootus, kuidas mees sellele reageerib. Alguses too nagu kohkus. Võib-olla käitub nõndaviisi enamik mehi ka siis, kui nad soovivad lapsi oma armastatuga. Siis naeratas Mihkel Jürimäe naisele vastu. See naeratus oli vahest pisut sunnitud, kuid Maire Look ei mõistnud teda selle eest hukka. Esimeses tunnete tulvas oli pisike näitemäng paratamatu. Maire Look naeratas nüüd mehele tulevase ema hea üleolekuga ning näitas talle, kui väga ta oma ainsamat meest armastab. Mihkel Jürimäe oli esimesel hetkel tõepoolest kohkunud. Võib-olla tuli see vastutuse tundest, mida ta nii kaua polnud harjunud tundma teise inimese suhtes. Mingisugune tahmapuhuri joonis ilmarise konstruktsiooni osakonna laual oli elutu ja abstraktne. Hoopis teistsugused olid too noor naine ja tema tulevane laps. Ent elukogemus aitas Mihkel Jürimäe kiiresti üle hirmudest. Oli ta ju selles eas isane, mil see oma kustumisvaevades igatseb järelpõlve, tunneb vajadust realiseerida oma väärtuslikke geene. Raseduse ajal muutus Maire Look kiiresti. Õnn temas püsis. Aga esimestel kuudel vaevas süda tugevasti. Tihti pidi ta aknalt lahkuma. Mihkel Jürimäe naeratas talle siis mõistvalt ja julgustavalt. Muuga ei osanud ta naist aidata. Raseduse viimastel kuudel läks Maire Looga nägu laiguliseks, aga oma loomulikkuses ei häbenenud ta seda mehele näidata. Eks olnud tema vaevad ka mehe asi, saagu ta sellest osa. Kord enne sünnituspuhkusele minekut, kui Maire Look tuli oma raskeks muutunud kõnnakuga töölt, ei pidanud ta vastu ning läks kooperatiivmaja 3. trepikotta ning uuris nimede tahvlit. 4. korruse keskmise, see on ühetoalise korteri elaniku nimi, oli Mihkel Jürimäe. Nõnda sai Maire Look oma armastatud mehe nime teada. Koju jõudnud, kirjutas ta selle suurelt paberile ning pani raadio peale ja mõttes kordas ta Mihkel, Mihkel, Mihkel. Selles oli Maire Looga arvates midagi võrratult ilusat. Vanaaegne muusika. Viimastel päevadel ei suutnud Maire Look oma suure kõhuga enam akna all seista. Ta pani sinna tooli. Aga istuda oli veelgi vaevalisem. Nii istus ja seisis ta vaheldumisi, naeratas aeg-ajalt kallimale, kes oma toas truult vahti pidas. Kuid naise mõte viibis nüüd rohkem lapse juures, kes tema kõhust trummeldas. Ühel sellisel õhtutunnil algasid valud. Kui need vaibusid, helistas Maire Look naabrite ukse taga, kellel oli telefon ja peagi sõitis maja number 249 ette kiirabiauto. Mihkel Jürimäe süda kloppis. Hetketi seisis ta kui tardunult. Siis mudis sõrmi. Ta oli hirmul naise pärast, kuigi mõistusega teadis, et see kõik on nii loomulik. Elu ja sünd. Naine talutati autosse ja see viis ta ära. Sel ööl ei saanud Mihkel Jürimäe silma kinni. Ta mõtles naisele, tahtis koos temaga kannatada, aga aeg-ajalt tulid silmade ette hoopis iselaadsed helerohelised nägemused, mil polnud pistmist sünnitamisega ega tulevikuga. Võib-olla oli ta siiski suigatanud, sest hommikul pärast jahedat duši ja kohvi tundis end täiesti värskena ning kui ta tööle läks, hõivasid ta meeli selged ja vastust nõudvad probleemid. Need ei jätnud teda hetkekski, isegi mitte osakonna koosoleku ajal. Sel päeval ta ei teinud oma arvutustesse ainsatki kasulikku kriipsu. Õhtul ei olnud tal mõtet akna all seista. Ta tegi küll seda hetkeks harjumusest, kuid olekut täitis mingi seletamatu tühjus. Kõik, mis oli temas nüüd juba üle aasta pakitsenud, oli seotud selle naisega, tema aknaga. Täna oli ta kindlas kohas, aitajate arstide keskel. Tema tuba oli tühi. Mihkel Jürimäe kõndis pisut aega mööda korterit, läks siis välja,
seisatas maja 249 ees ning silmitses omaenese akent. Püüdis sisse elada tundesse, mida pidanuks tundma too naine teda vaadates. Järgmisel päeval oli Ilmarises palgapäev. Mihkel Jürimäe ostis lillepoest sületäie nelke, vaatas kartlikult ringi, pistis lilled musta portfelli ja läks Sakala tänava sünnitushaiglasse. Vastuvõturuumis uuris ta nimekirju ja taipas imestusega, et ta ei tea oma armsama nime. Ta luges ilusaid Eesti naiste nimesid, kes olid nii tublid olnud ja oma pisikesele rahvale uusi liikmeid kinkinud. See oli kui rõõmuse ringmäng, kus kirendasid rahvariided, aga ta ei osanud nende seas eraldada enda, seda ainust. Paraku ei ole mehed seda laadi asjades eriti taibukad. Kuid Mihkel Jürimäe söandas siiski seletada valges kitlis naisele, kes pakke palatisse kandis, et ta ei tea sünnitaja nime, kellele ta lilled tahab edasi anda. Kas too ei saa teda kuidagi aidata? Ametis olev naine tahtis talle loomulikult vastata, et ainult nime järgi on siit võimalik kedagi leida, aga kui ta mehe kokutamist oli pisut aega kuulanud, teda tähelepanelikult silmitsenud, tundis ta teise saamatuse ära ning teda haaras hetkeks see üleolev kaastunne, mida naised vahel tunnetavad armetu meessoo vastu. Ta otsustas Mihkel Jürimäed aidata. Õnneks oli ta hea fantaasiaga nagu tõeline naine kunagi, ega hakanud pärima, kes või kuidas, vaid konstrueeris peas kiiresti liigutava loo, kuidas too mees on abistanud naist, keda otse tänavalt on tulnud sünnitushaiglasse transportida. Ta küsis mehelt, millal sünnitanu haiglasse toodi. Sellele teadis Mihkel Jürimäe vastata tunniajalise täpsusega. Pärast pikka ootamist, kui valges kitlis naine tagasi tuli, sai mees teada, et selle aja sees on toodud vähemalt 3 sünnitajat. Nüüd teadis mees öelda naise elukoha, isegi majanumbri ning pakkide kättetoimetaja arvas asja lahendatuks. Lubas lilled enda kätte jätta ja küsimuse peale, kas mees ei taha ka kirja edasi anda või vähemalt nimekaarti, kõhkles Mihkel Jürimäe nii kaua, et ametnikul polnud aega oodata. Ka teiste pakid vajasid kättetoimetamist ja ta kadus ukse taha, kuhu mittesünnitajatel minek oli keelatud. Mihkel Jürimäe lonkis imelike tunnetega trollipeatusesse. Aga Maire Look sai sületäie ilusaid nelke, mis teda õnnega täitis ning leevendas värske ema ärevust sellepärast, et tütrekest veel rinnaotsa ei tooda. Peatselt sõitis Maire Look taksoga koju. Mihkel Jürimäe oli sel ajal tööl. Õhtul, kui ta harjunult tema teada tühja akna poole vaatas, ilmus sinna naine. Ta oli nüüd täiesti endine, aga seisis üsna vähe aega, tal oli kogu aeg kuhugi asja. Mihkel Jürimäe mõistis seda ega pahandanud põrmugi. Ja siis tuli ta aknale, pisike pamps süles, millest aga Mihkel Jürimäe suure kauguse tõttu midagi peale teki kirju mustri ei näinud. Ometi püüdis ta naisele õnnelikult naeratada selle eest, et ta oli talle last näidanud. Edaspidi ilmus Maire Look mõnigi kord lapsega. Ühel korral andis lapsele koguni akna all rinda, kohkus siis ja tõmbas kardina ette. Kui nimepaneku aeg kätte jõudis ja perekonnaseisuaktide büroos küsiti, kes on lapse isa, ütles Maire Look selgesti ja kindlalt: Mihkel Jürimäe. Aga rohkem andmeid ta tema kohta ei teadnud. Sünniaeg, kus töötab ja nii edasi. Tüdruku nimeks sai Inge Look. Mihkel Jürimäele olid need päevad täis pingsat mõtlemist. Ta elu oli nagu kombes ja ei olnud ka. Tal oli naine, oli üks väike pambuke ja samal ajal ei tülitanud teda keegi oma tahtmistega. Ta tuli akna juurde, millal soovis ja et ta tuli iga päev kui kokku lepitult, see oli tema enese asi ning näitas vaid tundevärskust ja püsivust, vajadust seltsilise järele, seotud elusid. Kas polnudki see ideaalne abielu, millest mehed mõnikord unistavad? Olla kelleski kindel ja vaba ühte aegu.
aga vahel näis talle, et millestki nagu oleks puudus. Seda eriti puhkepäeva hommikul voodis lamades, kui keha igatses puudutust. Esimesel palgapäeval viis Mihkel Jürimäe 249. maja 4. trepikoja ühte postkasti veerandi saadud rahast. Ja kui Maire Loogale vallasema armetut abiraha pakuti, lükkas ta selle uhkelt tagasi, teatades: lapse isa maksab talle. Abielu kestis. Varsti ilmusid Mihkel Jürimäe vastu aknale 2 naist, üks vananev, teine algul pisike, kasvav, üha ilusamaks muutuv naise hakatis. Ja vahel oli 50-sel mehel imeline igatsus neid 2 naist, tema oma inimesi, üsna lähedalt näha ja isegi käega katsuda.